Tere uudistestuudiost mikrofoni juures Rohke Debelak. Lekkinud on Keskerakonna sügiseste valimiste valimisloosungid ja kõiki kõnetavaid hüüdlauseid jagub nimekirjas hulgaliselt, märgib erakonna pressiteenistus ja teates lisatakse, et lekkimise taga on siiski teadlik valimiskampaania algus. Inimesed saavad samastuda erinevate loosungitega, milliseid on lekke tulemusena jõutud juba arutada paljude meediaväljaannete vahendusel, kõikides töökollektiivides ja kodudes. Millist valimisloosungit konkreetsemalt kasutama hakatakse ka otseses valimisvõitluses on veel lahtine, kuid esialgu on Elale jäämas valimisloosung "Maailma lõpus on vangla, kus kunagi kohtume kõik", märgitakse Keskerakonna pressiteate kokkuvõttes. Norra parlament ja Nobeli komitee annavad ühisavalduses aga teada, et lisaks rahupreemiale antakse sel aastal esmakordselt välja ka Nobeli rahapreemia. Esimeseks rahapreemia laureaadiks saab Ameerika Ühendriikide president Donald Trump. Statuudis seisab, et Nobeli rahapreemia antakse ühiskonnategelasele, teadlasele või poliitikule, kes näeb kõikjal ainult raha ja oskab raha teha esmapilguga kõige võimatumates situatsioonides, kes ei kohku raha tehes tagasi ühegi takistuse ees ja keda ei mõjuta peale raha ükski teine üldinimlik ega humanistlik kaalutlus, ajend, siht või väärtus. Nobeli rahapreemia laureaadile kantakse summa üle koheselt ja teda ei kutsuta pidulikule tseremooniale, sest õiget rahapreemia laureaati ei huvita midagi muud peale raha. Tõenäoliselt antakse Nobeli rahapreemia välja esimest ja ka viimast korda, sest väärilisi kandidaate järgmisteks aastateks lihtsalt ei ole kerge leida, märgivad Norra parlament ja Nobeli komitee ühisteates. Riiklik valimiskomisjon annab aga teada, et on valitsusele andnud edasi ettepaneku ehitada kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivatele poliitikutele eraldi maja, kuhu nad saaksid ennast valimisperioodiks sisse kirjutada. Alati on sissekirjutuse osas olnud segadusi, kui kandidaatidel aga ehitatakse eraldi ühiselamu, kuhu nad oleksid sisse kirjutatud ja kus nad ka reaalselt elaksid, oleks valijatele asi selgem. Lisaks sellele saaksid kandidaadid ühes majas elades omavahel paremini läbi, vahetaksid omavahel kogemusi, kokkuvõttes oleksid võitjateks valijad, kes saavad parema linna- või vallajuhtimisteenuse. Praegu aga on igaüks kellegi sõbra või äripartneri juurde sisse kirjutatud ja valijal puudub ülevaade, kas tegelikkuses paksus metsas elaval inimesel on näiteks pealinna probleemidest reaalne ülevaade olemas või inimesel, kes elab pealinnas, on mingitki aimu maaelust. Esialgse ideekavandi kohaselt ehitatakse poliitikute ühiselamu kõikidesse vallakeskustesse. Ja lõpetuseks, Statistikaamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keetis kohvi, jagas küpsiseid, naeratas, kallistas kõiki ja vabandas. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad täna ka kinno. Keegi ei olegi varem iivet nii positiivsena näinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.